Hommik algab alati paremini, kui sa esitad oma parimale sõbrale küsimusele, mis täna? Täna me saame teada, kui hea Marti voodis on. Kas sa oled kuidagi moodi salaja mul nagu kodus käinud vaatamas, mis seal toimub? Millal sa vihjad siin nagu? Marti, ma ei ole stalker, sellepärast ma ju küsingi su käest, hakkan sulle tegema ju quizi, et teada saada, kui hästi sa siis saad linade vahel hakkama. Alustame siis, eks ole, 9 küsimust. 9 küsimust ja lõpuks ütled mulle välja, milline tüpaaž ma olen, kas ma olen... Ei, ma ei ütle sulle tüpaaži, ma ütlen 0-st kuni 100% kui hea sa oled. Ja, me saame ikka väga spetsiifiliselt teada, kui hea Marti on. Kui performance on 99%, siis on hästi. No siis on... Ma loodan, et siin on nagu, et see sisu on nagu ikkagi niisugused küsimused, mida saavad ka lapsed vaadata. Absoluutselt, ja lapsed saavad vaadata. Võiks öelda võib-olla, et nagu solidaarsuse mõttes, et alla 16-aastastele keelatud. Kui te olete alla 16-aastane, siis palun pange... Tulge homme tagasi. Pange subscribe ja tulge homme tagasi. Nii, esimene küsimus tuleb sulle, Marti, siis selline. Kas oled kunagi suhtes olles midagi ära lõhkunud tehes seda? Jaa. Kas voodi? Jah, olen lõhkunud voodi ja midagi veel ja kehaosa. Voodi ja midagi veel. Voodi ja midagi veel. Kuidas sinul on? Kas sa sobid äkki kommenteerida enda poole pealt, kui palju asju sina oled ära lõhkunud? Ei ole väga palju. Teine küsimus, kas su naabrid on kunagi kurtnud müra taseme üle, mis tuleb sinu juurest? Valiku vastused on jah, kogu aeg, jah, ei. Jaa, ma hakkasin mõtlema eelmistes kohtades, kus ma elanud olen. Jaa, on küll. Jah. Kas kogu aeg või on? On, mitte kogu aeg. Ei. Tuleb ikka nagu delikaatselt asju võtta. Mitut positsiooni sa tead? Valikuvariandid on, ma olen läbi töötanud kogu Kamas Sutra. Ma mõtlen asju käigu pealt välja, piisavalt, et töö saaks tehtud. Mis asi see positsioon on? Ma mõtlen asju käigu pealt välja. Ma vastasin ise samamoodi. Näita meile siis oma dirty talki. Kõige halvem osa minu juures üldse. Nii, valikuvariandid on siis, ma tahan sind lakkuda nagu Marki. Mina armastan sind väga pikalt. I'm going to peep in your peep until your peep. Nagu sellega, kuidas sa räägid nagu selle inimesega, kellega sa oled nagu suhtes ja sa oled nagu mugavaks saanud või suval sinu juurde, et kuule, et ma nüüd sina. Your dirty talk, milline on sinu dirty talk? No kuna ma olen suhtes, siis nagu ma armastan sind. Aga nagu selles mõttes, et kas on selle akti ajal, mis ma ütlen või? Kogu informatsioon, mis ma sulle saan öelda, on näita meile oma räpast juttu. No siis see kõige viimane. No ikka mulle ikka meeldib öelda nagu ausalt otse välja, kuhu asjad käivad. Mitu korda päevas on kõige rohkem, kui sa oled seda teinud? Nooruse ajal on kas 5 korda või rohkem? 2-5 korda? 1 korra? Ma kaotasin lugemise peale 10 korda. No 10 natukene tõesti retsi. See on natukene nagu... Onaneeridest saaks veel hakkama, aga muud moodi vist läheb keeruliseks jah. Inhuman ütleks selle kohta. Ma isegi tean täpselt numbrit. Aga see alla 10, aga üle 5. Mida sinu partner peale akti tavaliselt teeb? Paneb ennast riidesse ja lahkub viivitamatult, jääb kaisutama, teeb meile süüa, lamab seal teis, kuidas ma ütlen, segahas nagu teis, nagu udus, püüab kuidagi hingamist taastada. Ma olen niisugune cuddle person, mulle meeldib cuddle. Sa tahad sättida õiget nagu tuju õhtuks ja sa peaksid valima ühe muusikastiili, mis siis nagu sobiks nagu sinu stiiliga. Mulle meeldib vaikuses. Okei, ja milline muusika siis inspireeriks sind kõige rohkem? R&B, smooth jazz, death metal, classical või nature sounds. No kui meeldib vaikuses, siis nagu aken lahti, vaata, siis tuleb õuestada... Ei, aga milline muusikastiil kirjeldaks nagu sind? Kirjeldaks mind või? Death metal on küll natuke jõhker, nagu ma ei kujuta ette nagu... Et sa nagu sa tahad nagu sättida üles nagu õiget nagu meeleolu on ja sa pead valima ühe nagu õige muusika, mis nagu sobiks sinu stiiliga. See tegelikult see on kasvav. See on kasvav, see ei ole selline, et nagu... Alustaks loodushäältega, siis läks üle kergelt klassikalisele muusikale. See oleks korras smooth jazz. Smooth jazzi on ja siis võtaks R&B-d natukene ja siis lõpetaks death metaliga. Midagi sellist. Just täpselt. Ehk siis alustame... Aga võtame nature sounds, noh. Kas sul on oma salanipp, mis toimib? Sa tead? Yes, it's glorious. Ja esimene vabandust. Ja see on
suurepärane. Ja mul on mõned, aga mulle meeldib hoida asja huvitavana. Tavaliselt ma lihtsalt laman seal. Ja tervitame jällegi taaskord Meritähti. Siinkohal ka siis meessoost Meritähti. Ja viimane vastus on teil, mul ei ole ühtegi salamõõgi. I like to keep it interesting. Kas sul on oma privaat kehaosade kohta nimed? Ei ole. Ei mitte mingil, kes see teeb nii? Nii. Issand jumal küll! Marti skoor on 65 ja talle öeldakse, et sa oled pretty impressive. Oot, ma mõtlesin, et ma pääsen ikka sinna 90 piirele. Sa oled 65, mitte keegi ei kurda sinu tegutsemise üle magamistoas ja võiks isegi öelda, et sa oled nii powerless, et tütarlapsed, powerful, sa oled nii powerful, et isegi tütarlapsed räägivad oma sõbrannadele, emadele, tädidele ja võib-olla isegi onudele. 65% põhjal või? Ma küsin, nagu see latt on siis väga madal muidu. Tundub nii, mina sain vist 63%, nii et me oleme suht üht ämbrisse. No, ilmselt siis nagu rahvas räägib meist. Kui teie olete meiega maganud, siis andke selles kommentaariumis teada, kas need protsendid läksid pihta ja kindlasti likeige, subscribe'ige ja kommentaaridega. Ma alati lihtsalt, mulle ma lähen vajun häbi pärast maa all ära, Lauri. Kohtumiseni juba järgmises osas, kus me räägime võib-olla natukene teistel teemadel. Tšau. Mida? Järgmises osas! Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear?